Tere tulemast, kallis videovaataja. Selles videos siis räägime lahti uue Kratos X-i ja uues Kratos Elite'i. On toimunud siis märkimisväärsed muudatused strateegias ja ka seadistuses. Need tarkvarad anti välja juba tegelikult 2024. aasta detsembris, just paar päeva enne jõule tegelikult. Aga kuna siin olidki jõulud vahel, siis lihtsalt ei jõudnud nende asjadega tegeleda. Ja kui sul on nüüd mõttes, kas siis hakata kasutama Kratos Elite'i, Kratos X-i või siis juba kasutada, aga nüüd tahaks siis proovida näiteks seda ühe tehingu strateegiat, siis kuidas seda kõike teha. Ja loomulikult ka siis selles videos räägime lahti uue Kratos Elite'i ja Kratos X-i seadistuse, et mida siis iga seadistuse punkt tegelikult teeb, kuidas ta mõjutab seda kauplemist ja siis samamoodi kuidas toimetada, kui sul on praegu avatud tehingud Kratosest või Kratos X-ist ja sul on siis soov seda ühe tehingu strateegiat kasutama hakata. Aga hakkame siis pihta. Esimese asjana siis käime üle, paneme siia kirja ka siis muutused strateegias, funktsionaalsuses. Peamised asjad, mis siis muutusid või mis siis juurde lisati tarkvarale, oli siis see, et hakati kasutama lisaindikaatorid tehingute võtmiseks. Nendeks on siis RSI, siis on stochastic ja siis EMA. RSI on siis Relative Strength Index. Stochastic on siis nii-öelda, kuidas see eesti keeles on, et kirjutame siis inglise keeles on oscillator ja EMA on siis nüüd läks vale nupu peale ja EMA on siis exponential moving average. Mida need teevad? RSI ja stochastic mõlemad siis toimetavad momentumi baasil ja mida see momentum tähendab, jälgib siis hinna liikumist, hinna liikumise tugevust ja suunda ja siis RSI püüab välja selgitada selle, kus võiks olla reversalid, kus võiks olla nii-öelda murdekohad, kus siis kas ostutrend või müügitrend nii-öelda saab otsa, ehk siis momentum kaob ära ja siis vastavalt sellele saab siis hakata kas tehinguid sulgema või tehinguid avama. Ja kui rääkida stochasticust, siis stochastic samamoodi töötab momentumi baasil, aga ta ei vaata siis nii-öelda otseselt siis hinna nii-öelda liikumise kiirust ja suunda, vaid ta vaatab siis võrdleb praegust hinna liikumist mineviku hinna liikumistega. Ehk siis, kus siis varasemalt hinnad on peatunud ja kus nad praegu peatuvad ja siis samamoodi selle alusel püüab välja selgitada, kus on siis turg nii-öelda üle müüdud või siis turg üle ostetud ja siis samamoodi nii-öelda reversaleid siis välja selgitada. Siis vastavalt sellele on võimalik strateegias siis uues Kratose strateegias tehinguid sulgeda ja avada dünaamiliselt ja selle jaoks on ka siis eraldi siis nii-öelda entry choice olemas. Nii, läheme siit edasi, panen siia siis juurde momentumi põhine eesmärk selgitada välja, kui valuutapaar, paneme tegelikult siia instrument, kui instrument on kas üle müüdud või ostetud. Ja stochasticul samamoodi, lihtsalt nad töötavad natukene erinevatel alustel, võrdleb hinda mineviku siis hinna sulgemistega, et välja selgitada, kas on suunamuutus tulemas.
nii, ja EMA siis Exponential Moving Average, et siis liikuvad keskmised samamoodi püüab välja selitada trendi muutuse siis jälgimine keskmiste hinna liikumiste põhjal. Siin on siis veel olemas erinevad, eks ole, crossid või siis nii-öelda ristid ja siis samamoodi vaadatakse, kui hind läheb üle keskmise või kukub alla keskmist. Kes tahab nendesse asjadesse rohkem süveneda, siis võtta Google lahti ja lihtsalt Google RSI ja Stochastic ja EMA selleks, et paremini täpsemalt aru saada, kuidas need täpsemalt siis töötavad. Ja paneme ka siia siis põhjus, miks neid vaja. Nagu me kõik teame, siis Kraitos on mõned aastad töötanud ja aeg-ajalt siis tekib olukordi, kus mingisugused tehingud lähevad väga pikalt lohisema just trendivatel turgudel, tekib nii-öelda hästi pikk trend vastassuunas. Just eriti viimasel aastal, tegelikult viimasel 2 aastal on tekkinud selliseid olukordi ja siis tekib selline päris korralik drawdown vahepeal. Et isegi kui lasta näiteks default seadistuses, siis ma isiklikult ütleks, et 25% equity protector on liiga madal, sellepärast, et aeg-ajalt ta ikkagi käib seal selle equity protectori juures ära ja on ka siin olukordi, kus siis paneb selle kinni. Paneb siis tehingud kinni, sellepärast, et 25% drawdowni on käes. Mis iseenesest on lihtsalt osa riskihaldusest. Mina enda equity protectori olen pannud 50% peale, see on iga ühe nii-öelda isiklik otsus, kui palju, kui ta on valmis riskima ja mina lihtsalt näen, et alla 50% kasutades siis managing trade ei ole võimalik normaalselt Kraitost jooksutada. Ja põhjus siis, miks neid vaja on, selleks, et vältida olukordi, kus on 4 või rohkem tehingut vales suunas sees ja seda pikalt. Uusi indikaatoreid saab kasutada initial trade, managing trade ja ka hedge trade sisestamisel. NB seadistuses neid avalikul versioonil näha ei ole. Need on juba seadistatud ja optimeeritud. Kes tahab siis täpsemalt lugeda selle optimeerimise kohta ja näha neid backteste, siis selle jaoks on olemas ka avalik dokument, mida sul on võimalik siis minna ja vaadata. Ma panen lingi selle dokumendi juurde siis selle sama video alla. Nii, aga lähme siis edasi. Siin on siis põhimõtteliselt, ei ole vahet, kas on Kraitos X või on Kraitos Elite. Seadistuse punktid on samad, lihtsalt numbrid on erinevad. Kraitos X-il on siis need numbrid siin üksjagu erinevad ja praegu võib öelda, et siis on nii-öelda 4 sellist peamist strateegiat, mis on välja mõeldud siis ühe tehingu strateegia jaoks ja Kraitos X on siis praegu juba optimeeritud ka ühe tehingu jaoks, ühe tehingu strateegia jaoks valuutapaaridega, siis Kraitos Elite hetkel veel on optimeerimine käsil. Et siis seda tuleb kindlasti meeles pidada. Nii, aga käime siis üle, mis need erinevad seadepunktid siin tähendavad ja siis natukene räägime sellest, kuidas peaks käituma olukorras, kui sul on Kraitos Elite juba olemas ja sul on Kraitos, sul on tehingud avatud ja sa tahaksid nüüd rakendada seda ühe tehingu strateegiat. Select position size, see on iseenesest mõistetav, see on siis esimese tehingu suurus, arvestatakse siis niimoodi, kui sul on 10 000 kontol ja siin on siis võetud 0,015 000 kohta. Ja see tähendab seda, et avab tehingu suuruses 0,02 lotti, mis 5000 on selline üsna konservatiivne.
paneme siia veel juurde siis 0,01 et 2500 tegelikult jah, 1500 või vähem on agressiivne 0,01 et 2500 kuni 5000 on siis selline moderate või siis selline vahepealne keskmine risk, ütleme siis. Keskmine risk. Nii, instrument, mis paare on lubatud kaubelda. Minimum instruments to trade, mitu paari on lubatud korraga avada. Spread filter on siis ostu müügi hinna vahe põhine filter. Ehk siis kui spread on määratud arvust suurem, tehinguid ei avata. Entry choice, mis strateegiat sisenemisel, siis seda tehingute avamisel kasutatakse. Meil on siis olemas siis Kryptos, siis on Dynamic, siis on Smart Money Only ja siis on Smart Money Confluence. Üks oli veel, aga see üks hetkel ei tööta nagunii, nii et ei ole mõtet sellest jahuma hakata. Mis need erinevused on siis? Kryptos on siis klassikaline Kryptose algoritmi strateegia, mis on siis algusest peale olnud, mida siis ka üldiselt kasutatakse senimaani tegelikult kõige rohkem. Siis on Dynamic, mis siis kasutab ainult neid 3, RSI, Stochastic ja EMA. Siis on Smart Money Only, mis kasutab siis ainult Smart Money põhist sisenemist ja siis on Smart Money Confluence, kus ta siis kasutab nii Smart Money kui ka Kryptos korraga. Ehk siis kõige vähem tehinguid ta võtab Smart Money Confluence'iga ja kõige rohkem tehinguid ta võtab Dynamicaga ja Smart Money Only jääb siis kuskile sinna vahepeale ja Kryptos siis ka võtab rohkem tehinguid kui Smart Money Confluence, aga kindlasti vähem kui Smart Money Only ja Dynamic. Buy and sell at the same time, see on nüüd uus punkt siin, seda varem ei olnud. Ostab ja müüb sama paari sama aegselt. See on siis, see töötab niimoodi, et kui ta nüüd saab signaali sisenemiseks ühes suunas, siis ta võtab tehingu sisse ja kui ta saab siis veel samale, kui seal tehing on juba sees ühtepidi, nüüd kui ta saab signaaliga teistpidi, siis ta võtab ka selle teistpidise tehingu sisse. Minimum distance between trades in pips, see on siis vähim hinna liikumine, mis peab juhtuma enne, kui võetakse manageeritud tehing või manageeriv tehing. Nii, decision units in pips, see on siis manageeriva tehingu kauguse kordaja. Ehk siis mida suurem number, seda kaugemal manageeriva tehingu suuruse kordaja on see. Mida suurem number, seda väiksem, seda vähem
järgmine tehing suureneb. Ehk kui sul decision units on näiteks 40, siis järgmine manageeriv tehing, ta arvestab ka siis seda distantsi ja siis arvestab seda decision unitsit samaaegselt, ehk siis seal on 2 faktorit, mida kaugemalt ta näeb järgmise tehingu sisenemist, seda suurem on järgmise tehingu suurus ja samamoodi, mida väiksem on siis decision units in pips näiteks, kui see on pandud 20 peale, siis see on juba päris agressiivne, et siis ta võtab selle järgmise tehingu juba päris kiirelt, ütleme niimoodi. Nii, aga läheme siis edasi. Correlation filter, see on siis korrelatsiooni filter. Hetkel on siis off, avab kõik signaalid. Kui on, seal on siis 2 varianti veel, on correlation forbidden, täpselt sõnastust ei mäleta, aga igatahes siis ei luba paare, kus üks osapool on juba tehingus. Viimane on siis allow correlating pairs. See tähendab seda, et kui lubab juhul, kui sama valuutaga tehing on sees ja kasumis. Ehk siis madal maandab riski trading pause, aeg, millest alates on tehingute võtmine keelatud. See on siis aeg, millest alates on tehingute võtmine lubatud. Kuna tavaliselt öösel on siis spreed on hästi suur ja ei ole võimalik eriti aru saada, mis edasi täpselt toimuma hakkab, kus suunast minek on või kas üldse mingisugune minek on, siis on parem, kui mingi aeg lihtsalt näiteks tehingute võtmist ei toimu. Nii, Quantum Zone Strategy, see on siis, kui see on sisse lülitatud, mis ta siis teeb, on see, et ta võtab viimase 30 päeva tipu ja põhja, jagab selle viieks nii-öelda alaks. Ja kui hind on alades 1 või 5, siis kui hind on alas 1, kui hind on alumises alas, siis sel tehingut ei võeta. Kui ülemises alas, siis buy tehingut ei võeta. See on selleks vajalik, et vahepeal on tekkinud olukordi, kus Kratos siis ostab tipust ja müüb põhjast. Ja mida siis Quantum Zone Strategy teeb, on see, et ta välistab selle, et oleks tipust ja põhjast müümine, ta võtab siis viimase 30 päeva tipu ja põhja ja siis jaotab selle 5 alaks ja kui nüüd hind peaks olema kuskil seal vahepealsel alal, siis ta tehinguid avab ja nüüd järgmine asi Quantum Zone Strategy Dynamic Lot Size, kui see on pandud true, muudab tehingute suurust vastavalt sellele, mis tsoonis hind parasjagu on. Aitab riski maandada. Nii. Close opposite direction upon crossing structural levels. Nii, sellest kinni panema. Close opposite direction upon crossing structural levels. Mida see teeb, on, see aitab siis kui see on just selle ühe tehingustrateegia puhul hästi oluline, kui toimub struktuuri
murdumine ehk siis trendi muutus, siis sulgeb tehingu, mis on trendi vastu. Tihtipeale tähendab see siis tähendab väikest kaotust. Ja mis ta siis lõpuks teeb? Aitab välistada olukordi, kus minnakse pikale sõidule vastu trendi. Nii, initial trades take profit on siis esimese tehingu kasumi võtmise punkt. Pippides. See on siis dünaamiline kasumi võtmine. Kasumi võtmine liigub hinnaga kaasa. Ja järgmine on siis mitme pipi võrra kasumi võtmise, kui kaugel hoiab tarkvara kasumi võtmise punkti hetke hinnast. Managing trades on siis manageerivate tehingute kasumi võtmise punkt pippides. Sama asi ja siin ka sama asi, et trailing stop loss on managing trades, dünaamiline kasumi võtmine, kasumi siis võtmine liigub hinnaga kaasa. Ja siis järgmine trail managing trades by X-Pips samamoodi, siis ta manageerivad tehingud, kui manageerivad tehingud nii-öelda potina või korvina jõuavad kasumisse, siis ta hakkab nende hinda treilima selleks, et siis kindlustada kasumit ja nüüd kui hind liigub siis järjest sinu nii-öelda kasuks, siis ta liigutab seda hinda sulle järgi, ta liigutab seda sulgemise kohta järgi, et võtta maksimaalselt kasumit. Järgmine hedge trades, ta on siis nii-öelda turvavad tehingud juhuks, kui hind läheb teises suunas. Mitu pippi peab hind olema, mitu pippi peab tehing, mitte hind, mitu pippi peab tehing olema miinuses, et võetaks turvav tehing. Pips in positive before opening hedge. Mitu pippi peab tehing enne kasumis ära käima, kui võetakse turvav tehing. See on siis põhimõtteliselt see, et kui sul on tehing avatud ja ta ei lähe kohe miinusesse, vaid ta siis käib kasumis korraks ära, ühesõnaga teeb siis mingisuguse lükke sul kasumis, see alles siis tuleb alla, siis see määrab ära, mitu pippi ta peab enne kasumis käima, kui ta hakkab üldse lubab võtta turvavat tehingut. Protect hedge with stop loss. See siis mitu pippi peab turvav tehing kasumis olema, et see suletaks. Ja siis protect hedge with stop loss pips offset, see on siis põhimõtteliselt dünaamiline kasumi võtmine turvaval tehingul, töötab sama loogikaga nagu siis managing või initial trade ja siis loomulikult kas dünaamiline kasumi võtmine turvaval tehingul on sees või väljas. Järgmine close hedges when X many hedges are in profit. Mitu
turvavad tehingud peab kasumis olema enne kui kõik turvavad tehingud suletakse. Nii, automatically just max lot size, see on nüüd tõesti väga hea asi, mida varem ei olnud. Siin on siis 4 erinevat varianti on siis aggressive, see on siis balance divided by 60,000, siis on, ei ole, see on balance divided by 10,000, siis on moderate, balance jagatud 40,000-ga ja siis on conservative, see on siis balance jagatud 60 000-ga. Kui varasemalt oli see, et sa võid ise seda, muidugi user defined on ka jah, user defined, et sa saad ise määrata. Kui varasemalt oli see, et oli ainult user defined, et sa pidid ise selle kogu aeg paika panema, siis see on üks põhikohti, kus siis inimesed tegid endale liiga ja mida see max lot size teeb, on siis see, et ta piirab ära manageerivate tehingute suuruse. Ja kui siin alguses sai selle tarkvaraga alustatud, siis oli balance jagada 10,000-ga oli väga hea, siis mida aeg edasi läinud, siis see number on nagu järjest nii-öelda konservatiivsemaks läinud. Ja mida siis automaatne max loti muutmine endaga kaasa toob, on see, et ta siis aitab tegelikult sul automaatselt max loti muuta, kui sinu konto siis kasvab või väheneb näiteks, kannad sealt kapitali välja või paned sealt juurde või tekib kasum või tekib mingisugune kahjum, siis ta automaatselt sätib ka sul ära selle, kui suuri tehinguid ta lubab maksimaalselt avada, et siis varasemalt pidi seda manuaalselt tegema, nüüd on seda võimalik teha automaatselt. Relaxing after X many trades, mitu tehingut lubab paari kohta võtta, siin on siis initial ehk siis esimene tehing pluss managing ehk siis manageerivad tehingud lähevad ka siin arvesse. Chill out when a percentage of drawdown is reached on the balance. Mitu protsenti avatud tehingute miinust on lubatud enne kui lõpetatakse uute tehingute võtmine. Equity protector on siis nii-öelda käsipidur, kui avatud tehingute miinus saavutab määratud protsendi, siis kõik tehingud suletakse. Siis järgmine keep trading after EP is reached. Kas kauplemine toimub edasi, kui käsipidurit on tõmmatud. Kui see on false, siis enam kauplemist ei toimu, peab kõik uuesti seadistama. Kui on true, siis ta lihtsalt kaupleb edasi. Empty file notification for reaching a certain drawdown. See on siis saadab teavituse telefonile. See on siis, kui on MT5 paigaldatud ja ühendatud. Kui määratud avatud miinuse protsent on saavutatud. See on selline hea asi, millega saab siis endale meeldetuletuse saata. Juhul kui on siis, ütleme, et sa tahaksid teada, mis kontol toimub, kui näiteks 5% on avatud tehingute miinuste ees, et siis ta saadab sulle teavituse, kui see number on saavutatud. Et siis saad minna ja vaadata, et sa ei pea kogu aeg käima ja jälgima, mis parasjagu toimub. Ja viimane magic number, see on siis tehinguga kaasnev
identifikaator, mille abil saab eristada strateegiaid ja Kraitose versioone. Selle viimasega on ka see asi, et kuna nüüd Kraitose liidil on võimalik ka siis tegelikult igale paarile panna jooksma, sul on võimalik igale paaril teha äriseadistus, siis on oluline, et see magic number oleks siis iga nii-öelda instantsi kohta erinev, et kui sul on, ütleme, 5 graafikut avatud, sul on 5 Kraitost pandud sinna töötama igale paarile eraldi, siis sul peab olema 5 erinevat magic numberit, muidu need asjad hakkavad seal üksteist segama. Nii, nagu ma lubasin, siis räägime ka natuke sellest ühe tehingu strateegiast. Nagu lubatud sai, siis räägime siia lõppu veel ühe tehingu strateegia eripäradest. Siin on nüüd siis paar asja, millele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata, kui on plaanis siis kasutada seda ühe tehingu strateegiat. Üks asi, mis on siis väga oluline, on see sama close opposite direction. See on siis ühe paari strateegial sisse lülitatud ja kui see on sisse lülitatud, siis mis juhtub on see, et ta võib sul panna automaatselt mingisugust tehingut kinni, mis on parasjagu avatud. Ehk siis, kui sa tahad kasutada ühe paari strateegiat, siis kõige parem on seda niimoodi teha, kui sul ei ole mitte ühtegi tehingut lahti. Nii-öelda on puhas leht ja saad nii-öelda nullist pihta hakata, sest et kui sa hakkad nüüd ühe paari strateegiat kasutama olukorras, kus sul on mingisugused tehingud varasemast lahti, siis sealt võib tulla loomulikult üllatusi. Ja kui sa tahad siis näha, mis seadistus on ühe paari strateegial, ühe tehingu strateegial, siis selle video ma panin siia samamoodi alla kommentaari, et sa saad siis minna ja vaadata selles niisugune 4-minutiline video, kus siis räägitakse lahti ohud seoses sellega ja mida tuleb meeles pidada kindlasti ja siis samamoodi, kuidas see seadistus täpselt teha enda kontol. Loodan, et sul oli sellest videost abi ja kui tekib mingisugused küsimusi, siis anna endast märku või jäta lihtsalt kommentaarina siia sellesama video alla. Minu poolt praeguseks kõik.